tere! Täna ma õpetan tegema õhupallist lepatriinut. Ja lepatriin on täpselt selline välja, mida saab panna ka käe peale. Kõikide väikeste tüdrukute lemmik. Aga asume kohe asja kallale. Nii, alustuseks siis tuleb võtta õhupall. Täis pumbata see umbes niimoodi, et täispumbatud osa on 25 kuni maksimum 30 cm pikk. Et siia otse päris pikk tühi osa, aga kõik on õige. Nii, ja mina valisin punase värvi, sellepärast et mulle meeldivad punased lepatriinud, aga miks mitte valida midagi muud. Alustuseks selle, nagu ma siin eelmises videos ka mainisin, et tuleb alustada palli keerutamist sellest otsast, kus on sõlm. Ja kuna lepatriinu tuleb selline üsna pisikene, siis ei maksa seda pead väga suurt teha. Et kõigepealt selle võib natukene kergelt vajutada, umbes 2,5 kuni 3 sõrme laiune väike pall tuleb siia teha ja keerata seda suuremat osa 3 korda, siit kinni hoides. Ja põhimõtteliselt nüüd tuleb veel siia järgi teha 4 väikest palli ja 1 pikem pall. Ja seda siis selliselt, et seda lepatriinu pead võib siit niimoodi kinni hoida, sest seda asja natukene kergemaks. Ja siit hakata siis tegema väikeseid palle, mis võivad kõik olla sama suured nagu see lepatriinu pea. Noh, umbes võib-olla 5 cm pikk. 1, 2, 3 ja 4. Ja nüüd sellist 4 lepatriinu jalga ühendada niimoodi, et see pea ja see viimane sõlm omavahel. Selliselt. Ja keerata need kokku 3 korda. 1, 2, 3. Ja jääb teil selline lepatriinu keha. Nüüd kindluse mõttes võib selle lepatriinu pea siit läbi pista teisele poole ja selle keha tõmmata niimoodi, et ta ei hargne lahti. Nüüd see osa sääsed siia alla ja see täispumpamata osa lihtsalt siit alt läbi panna ja siit tõmmata välja. Väike selline kinnitussõlm ja siit otsast sõlmida ära siit esimese jala juurest. Ja teha siia pumpsõlm täiesti tavaline, ühest piisab. Tõmmata see kõvasti kinni. Ja ongi olemas lepatriinu, mis tuleb nüüd ka ära kaunistada. Selleks võtame ühe musta vildika ja teeme talle siis kõigepealt silmad. Ja täpid. Nii. Ja eriti uhkeks teeb selle lepatriinu veel see fakt, et seda saab kanda käevõruna, käe peal. Ja see on väga kaunis. Uute kohtumisteni!